Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Nädalavahetusel ründasid venelased ballistiliste rakettidega Odessat, seal oli kannatanuid, oli surma saanuid ja linnas oli ära vesi ning elekter. Me läheme saate alguses siiski kohe otsepildis Kiievisse, kus on kohal hea kolleeg Tarvo Matsen. Tere Tarvo, mitu korda tänase öö jooksul Kiievist tuli varjendisse minna? Tere. No tänase öö jooksul ma käisin varjendis 2 korda, tegelikult häireid oli 3, selles mõttes varahommikul oli ka häire, aga ma siis magasin nii sügavalt, et ma ei suutnud enam minna. Aga tegelikult see olukord on siin selline, et viimased paar päeva on olnud rahulik, aga teile öösel oli 3 häiret ja no muutus on selles, et kui varasemalt ma viimati veebruaris siin käisin, siis varjendis olid ka ukrainlased, kaasa arvatud hotellitöötajad, et siis inimestel on palju rohkem hirmu ballistiliste rakettide eest just eeskätt. No me ju teame eelmise nädala statistikast, et venelased ründasid Ukrainat üle 60 erineva raketiga ja 56 nendest olid ballistilised. Kui palju suudetakse ballistilisi rakette ja kas üldse veel maha võtta, sest eelmisel nädalal vähemalt 1 suure rünnakupäev Kiievis oli küll, kui oli juba teada, et mitte ühtegi ballistilist raketti maha ei võetud? Ja selliseid päevi on aina rohkem, sellepärast, et nagu on ju teada, siis Patriot tegelikult Ukrainal praegu sisuliselt ei ole ja neid pole tegelikult kuskilt võtta. Ehk siis see ballistiliste rakettide rünnakute oht ongi tegelikult kõige suurem, et see on see, mida inimesed kõige rohkem kardavad. Et drooni peale inimesed võib-olla nii palju ei lähegi varjendisse, aga inimesed jälgivad, et kui tuleb õhuhäire, siis vaadatakse Telegrami grupist, et mille pärast see õhuhäire on, kui on ballistiline rakett, siis minnakse varjendisse. Et siin Kiievis ja tegelikult ka Odessas ja mujal nende ballistiliste rakettidega ikka päris hädas oldud tegelikult ja need põhjustavad ju väga suurt kahju. Missugune on see ukrainlaste enda ootus koha peal, et missuguseid väljapääse nähakse sellest olukorrast? No ega siin mingit head võluvitsa tegelikult ju ei ole. Et on neid, kes loodavad USA peale, on neid, kes loodaksid võib-olla rohkem initsiatiivi ja kindlamat tegutsemist Euroopat. Aga olgem ausad, ega ilma USA-ta tegelikult vist seda olukorda nagu väga muud moodi ei lahenda. Et aus vastus on see, et ega keegi ju ei tea, et mis saama. Aga ukrainlased peavad vastu ja ukrainlased on iga päevaga aina paremad Venemaa sõjamasina ja Venemaa taristu ründamisel, mis on ju ka samamoodi hea, sest see paneb Ukrainat palju paremasse positsiooni. Ja lõpetuseks, praegu on suvi. Kui palju on Ukrainas näha turiste? Ma ei mõtle võib-olla isegi mitte Kiievis, aga mujal Ukrainas. No ma ei ole väga palju veel Kiievist välja saanud, natukene ainult, aga Kiievis on, ma ei tea nüüd, kes on turist ja kes ei ole. Kiievis on välismaalasi ju väga palju ja neid on kogu aeg siin väga palju, sellepärast et siin töötavad saatkonnad ja igasugused erinevad rahvusvahelised organisatsioonid samuti. Ma ütleks, et ega turiste ilmselt väga palju ei ole, et pigem on nagu rahulik, kui vaadata ka enda hotellid, siin valdavalt on ikkagi ukrainlased seal hotellis, kes on siis mujalt piirkondadest tulnud. Aitäh, Tarvo, ja hoia ennast. Aitäh, jõudu teile. Ja nüüd me jätkame juttudega juba stuudiost ja meil on täna külas Kaja Kallase kabineti liige Indrek Kannik. Tere, Indrek! Tere! No Tarvo siin just ütles, et kui ma küsisin ootuste kohta selles olukorras, ta ütles, et üks ootus on ka, et ikkagi loodetakse, et Euroopa näitab rohkem initsiatiivi.
kuidas seda praegu hinnata, seda Euroopa initsiatiivi, eriti kui arvestada olukorda, milles ukrainlased praegu on, just nende venelaste rünnakute puhul? No mida Euroopa saab teha, on toetada rahaliselt ja seda on Euroopa teinud ja päris suurtes summadest, ütleme alates sellest hetkest, kus USA toetus ära langes, ehk 1,5 aastat tagasi, 2025. aasta alguses rahaline toetus Ukrainale, on Euroopa olnud praktiliselt 90% Ukraina toetaja väljaspoolt rahaliselt ja need summad on suurenud ja tegelikult ma ütleksin, see on suur saavutus olnud, et Euroopa ja Ukraina ise on suutnud Ameerikas tekkinud augu nii-öelda ära katta, et Ukraina peab vastu pärast seda ka. Teine pool, mis ei ole siis nagu otseselt Euroopa Liidu teha, aga on Euroopa riikide ja Euroopa firmade teha, on oma kaitsetööstuse kiirem arendamine. Et selles suhtes ma arvan, võib teha päris palju etteheiteid nii Euroopa firmadele kui Ameerika firmadele. Et sõda on 5. aasta keskel umbes, peaaegu 4,5 aastat on see sõda käinud sellisel kujul ja endiselt see toodangu mahud, mida suudetakse toota, ei ole kaugeltki piisavad. Ja nüüd, kui lisandus siis patriootide teemal siia ka Lähis-Ida sõda, Iraani USA vaheline sõda, siis see patriootide puudus, mis on kogu aeg olnud väga märgatav, ega ju ka varasemal ajal Ukraina suutis patriootidega ballistiliste rakettide eest kaitsta põhiliselt Kiievit ja Kiievi ümbrusid ja võib-olla mõnda spetsiifilist kohta sõjaväelennu välja või selliseid asju. Enamus Ukrainast patriotidele kaitset ei omanud. On nüüd muutunud karjuvaks, et nüüd ei ole enam nagu isegi raha oleks osta seda, aga ei ole midagi osta. Nii et ukrainlased saavad loota sellele, et äkki venelased ei suuda neid ballistilisi rakette nii palju toota, aga elu näitab, et suudavad. No siin on nagu, ma arvan, see, mida Ukraina praegu peab tegema, on mitmeosaline, et üks on püüda saada võimalikult palju ikkagi püüdurrakette sealt, kus neid on võimalik saada Ühendriikidelt ja teatud Euroopa riikidelt, kellel neid on. Teine on siis see, et püüda hävitada võimalikult palju Vene sõjatööstust ennast. Ja kolmas, töötada edasi oma tõrjerakettidega, töötada edasi oma elektroonilise segamise süsteemidega, mis takistaksid Vene rakettidel jõuda sihtmärkideni. No tegelikult ju Ukraina president käib kogu aeg, ta on kogu selle sõjaaja käinud erinevates riikides ja väga palju Euroopas just, et selgitada olukorda Ukrainas. Kas tõesti Euroopas on vaja veel selgitada seda olukorda? Ei, ma ei usu, et on väga vaja selgitada. Ma arvan, et aru saadakse olukorrast üsna hästi. Küsimus on, et kas kõikides nüanssides, kuidas seda lahendada, ollakse sama meelt, aga üldises väga suures pildis, ma arvan, Euroopa Liidus ja ka Euroopa teiste olulisemate liitlastega nagu Suurbritannia ja Norra on väga suur üksmeel, et see on Venemaa agressioonisõda, Venemaa ei tohi seda sõda võita, me peame endast parima, et Ukraina suudaks vastu pidada. Sellest, ma arvan, valitseb väga lai üksmeel. Edasi tulevad nüansid, et kes kui palju on valmis Ukrainat toetama, osad on seda objektiivselt, osad vähem objektiivsetel põhjustel vähem valmis tegema, osad eelarve ei lubagi seda kuigi palju, osad teevad seda väga palju, kui me toome positiivseid näiteid, siis kindlasti Saksamaa, Põhjamaad, Holland on need, kes võib väga positiivsete näidetena tuua välja viimaselt perioodilt, Baltimaad samamoodi. Teistelt tuleb seda toetust vähem, aga põhimõtteliselt nii-öelda poliitilise seisukoha suhtes, et mida me tegema peame, on üsna suur üksmeel. Kui suureks hinnata seda sammu, mille Euroopa on astunud pärast seda, kui selgus, et seoses uue Ameerika presidendiga Ameerika toetus ei ole 100% kindel ja kõik need lubadused ja ootused võivad iga hetk muutuda. Et me räägime palju sellest, et Euroopa tahab ennast kokku võtta ja peaks ennast kokku võtma, aga kui palju päriselt on selles suunas liigutud? No tegelikult ikkagi on. Eriti selles mõttes, et ma olen üsna kindel, et nii venelased kui ameeriklased arvasid, et kui USA toetus langeb Ukrainale ära, rahaline toetus, siis varem või hiljem on Ukraina sunnitud väga halva kokkuleppe vastu võtma. Et nende arrogantsuses oli see arusaam kindlalt selliselt olemas. Aga tänu ukrainlaste enda tohutule vastupanuvõimele ja tänu selle, et Euroopa on ikkagi oluliselt suurendanud oma rahalist toetust, Ukrainale ei ole seda juhtunud. Ukraina on suutnud jätkata. Et selles mõttes oli halb üllatus kindlasti venelastele ja ma kaldun arvama, et ka USA praegusele administratsioonile, et Ukraina on vastu pidanud, et Euroopa on ennast kokku võtnud. Aga ma ütlesin, see miinuspunkt on see,
Euroopa relvatööstus ei suuda ennast piisavalt kokku võtta ja USA relvatööstus samamoodi ei suuda ennast piisavalt kokku võtta, et noh, Lockheed Martin võiks ju toota rohkem. Ma saan aru, seal on kindlasti kümneid ja kümneid tehnilisi probleeme, aga see näitab, et see mentaliteet ei ole jõudnud siiski sinna, et me olemegi nagu päris sõjas ja neid Patrioteid, nende toodangut ei tule suurendada mitte 30%, vaid vähemalt 300% praeguses olukorras. Seda mentaliteedi arusaama nagu suurel traditsioonilisel sõjatööstusel minu arvates enamusel ei ole jätkuvalt. No Kaja Kallase kabineti initsiatiivil kehtestatakse ka sanktsioone, et kui palju te ise seal analüüsite, et mis seal kõige paremini siiski mõjub nendest sanktsioonipakettidest, et mille puhul võib kohe öelda, et on väga hästi tööle läinud ja kas on ka midagi sellist, mis on veel selline kahtlusalune, et ei tööta või võib-olla töötab? No ma usun, et need valdkonnad, kus sanktsioonid töötavad väga hästi, on kõige olulisemad nendest on ikkagi nii-öelda sektoriaalsed sanktsioonid. See tähendab see, mis puudutab Vene relvatööstust ja üldse ka kahetise otstarbega tööstust, mis toodab otseselt siis Vene sõjaväele ja kui nad ei saa teatud kaupu läänest või kui nende saamine osutub väga palju keerulisemaks, et tuleb kasutada kümneid vahendajaid ja sanktsioonide rikkumiseks ja selle abil läheb tempo maha, kõik läheb palju kallimaks ja töötab. Ja kindlasti töötavad ka loomulikult sanktsioonid Vene finantssektori ja energiasektori vastu. Need on asjad, mis samamoodi töötavad. Finantssektori vastased sanktsioonid raskendavad kogu rahvusvahelist kaubandust, kogu rahvusvahelist äriajamist ja energiasektor, nafta-gaasisektor on ju põhiliselt see, kus Venemaa riigieelarve saab ikkagi väga-väga suure protsendi oma sissetulekutest. Et need on kindlasti need 3 valdkonda, mida ma peaksin nagu kõige olulisemaks. Personaalsed sanktsioonid selle juurde on ka head selles mõttes, et Vene eliiti tuleb karistada selle eest. Nemad on selle eest kaasvastutajad, mis siin toimub praegusel hetkel ja kui nende elu muutub ka teatud määral ebamugavaks, on see okei ja väga hea, aga see ei ole võib-olla nii drastilise tähendusega lõppkokkuvõttes. Kas te näete praegu mingisugust varianti, et hakatakse jälle tõsisemalt rääkima rahuläbirääkimistest? Kas see kuskil eelspool terendab? Kui olla briljantselt aus, siis ma arvan sellise 1,5–3 aasta perspektiivis ei terenda. Selles mõttes, et Venemaa juhtkond on teinud minu arvates nii selgeks, kui saab selgeks teha kõigile, et nad ei ole mingi rindejoone külmutamisega nõus praegusel hetkel. Nende nõudmised on endised, põhimõtteliselt, et Ukraina peaks loovutama kogu Donbassi ja ma arvan, see on ainult esialgne nõudmine, pärast tuleksid kohe järgmised nõudmised, kui Ukraina sellele jah ütleks. Lisaks peaks Ukraina sisuliselt loovutama oma poliitilise iseseisvuse ja nendel tingimustel on selge, et Ukrainal ei ole mitte mingit mõtet nende läbirääkimiste laua taha astuda. Muidugi leidub alati inimesi, kes tahavad läbi rääkida, kes teevad katseid läbi rääkida, aga praegusel hetkel Euroopa poolt tõsiselt pingutada selle nimel, et venestega läbi rääkida on minu arvates endale kahju tegev samm, sellepärast, et Vened on tegelikult väga selgelt öelnud, et nemad räägivad läbi ainult Ukraina kapitulatsiooni üle, millegi muu üle nad ei ole valmis läbi rääkima. Pluss sinna kindlasti lisanduks kogu teema niinimetatud Euroopa uuest julgeolekustruktuurist, mis tähendaks ka seda, et nende silmis tuleks ka näiteks Balti riigid, Poola, Soome kuulutada nii-öelda halliks tsooniks nende ja lääne vahepeal. Nii et praegu meil ei ole isegi, kui vahepeal kerkis tõesti arutelu selle üle, et kes võiks olla Euroopas läbirääkija ja käidi läbi ka siin või käidi ette siin ka mõned mõjukate riikide juhid, siis praegu see arutelu on maas. Ei, see arutelu ei ole maas. Me näeme ka siin ju vist paari päevast näiteks Soome endine president Sauli Niinistö tuli välja seisuga, et me peame ikkagi taastama oma otsekanalid Moskvaga, kuidas venelastega läbi rääkida selle sõja teemadel. Et neid, kes tahavad venelastega läbi rääkida, on jätkuvalt väga palju, aga nendelt tuleb alati küsida, et vabandust, aga mida te konkreetselt läbi räägite, mida te tahate saavutada nendelt läbirääkimist. Sellele tavaliselt head vastust kosta ei ole. Üks relv Ukraina sõjas on, nagu me oleme nüüd näinud, on ka aastaaeg. Ja see mõjus aastaaeg talv on kohe saabumas. Et lihtsalt hinnanguliselt, et kui palju raskem võib tulla see eesootav talv võrreldes sellega, mille Ukraina on juba üle elanud või on neil olemas kogemus ja nad teavad, kuidas tegutseda. Eriti veel, kui arvestada seda, et Ukraina võib venelastele nüüd pakkuda ka rasket talve, sest tema rünnakuvõime on juba ka päris suur ja võimalus rünnata objekte Venemaal. Ukrainastel on kindlasti olemas kogemus. Samas teistpidi on ka selge, et kui ballistika vastu üldse õhutõrjet ei ole, siis see talv kujuneb veel raskemaks. Ja ta kujuneb veel raskemaks ka seetõttu, et kuigi
kevade ja suvega ja sügisega suudetakse mingi osa purustatud energeetikaobjektidest taastada, siis nad ei jõua ikkagi samale tasemele, kus nad olid eelmisel sügisel talve algates. Et kokkuvõttes Ukraina energiasüsteem jääb nõrgemaks selle talve alates, kui ta oli eelmise talve alates. Aga teiselt poolt, nagu te ütlesite, on ka see teine pool, et ma usun, et kui Venemaa suudab korraldada elektrikatkestusi Ukraina territooriumil järgmisel talvel, mis on väga tõenäoline, siis me võime üsna kindlad olla, et Ukraina suudab korraldada elektrikatkestusi ka vähemalt Venemaa Euroopa osa territooriumil päris massiliselt järgmise talve jooksul. Nii et selles mõttes Ukraina endine kaitseminister Fjodorov ütles siin mõni kuu tagasi, et on lühike aken, kus võiks rahu teha umbes 3 kuud, kusagil septembri lõpuni võib-olla. Ja pärast seda tuleb eskalatsioon paratamatu, mille all ta eelkõige pidas silmas seda, et kahjustused ja purustused mõlemal poolel hakkavad olema hullemad, kui nad on siiamaani sõja jooksul olnud. Aga paraku märgid viitavad küll selle, et me liigume just selle teise stsenaariumi suunas. Nii et Vene ühiskonda ikkagi see, kui me räägime nüüd mitte ainult sõjalisest, vaid ka sellest, et Vene ühiskond võiks hakata protestima selle olukorra vastu, et ka nemad elavad kogu aeg sõjas, siis seda lootust veel ei ole. Me vist peame olema suhteliselt skeptilised selles osas, et Vene ühiskond kui tervik suudaks oma arvamust sellisel kujul, mis mõjutaks Vene valitsejaid kuidagi avaldada. Et see on väga harvad hetked Venemaa ajaloos olnud, kus ühiskonnal või kodanikel on võimalus oma sõnaga välja tulla. Et kui mingi muutus toimub, siis see toimub ikka eliidi sees pigem alati Venemaa puhul. Et eliidi sees ma arvan, et arusaam sellest, et tegelikult Venemaa majandusolukord on ka üsna kriitiline, on arvestatav, aga põhilised otsused langetab siiski üks mees Kremlis ja võib-olla paar tema lähimat nõunikut ja nende puhul väga tugevat märki sellest, et nad oleksid oma plaanides, mis neil oli 21. aastal enne selle sõja alustamist, nad nendest loobunud oleksid või oleksid valmis neist loobuma, ei ole. Kui suur lootus võib olla Ukrainal sellele, et ka rakettide nii-öelda ulatuses ei ole kogu Ukraina? Ja kahjuks on küll nende ulatuses Kiiev ja veel mitmed olulised linnad ja teine koht, kus Ukrainat rünnatakse, on ka Krimm ja seda Krimmi on nüüd ukrainlased väga tugevalt ette võtnud, et seal kohapealsete intervjuudest tuleb välja, et selle Krimmiga võib-olla ongi selles mõttes sügiseks lõpp, et venelased ei saa enam kasutada neid baase, kus nad sealt praegu Ukrainat ründavad. Et kas see arvamus on liiga naiivne või liiga optimistlik? Ma arvan, et Krimmi osas on venelastel üsna tõsised piirangud, eelkõige just nende samade ballistiliste rakettide väljalaskmise osas. Et ballistika puhul sul peab olema väga hea informatsioon, et sa saaksid nii-öelda ballistiliste laskeseadeldised etteulatuvalt nii-öelda likvideerida. Ja nad on mobiilsed, neid suudavad liigutada, aga minu mulje on küll, et Krimmist neid nagu juba tükk aega lastud ei ole. Et need tulevad ikka Venemaa põhiterritooriumit. Ma arvan, Krimmi osas on Ukrainal ka luureinfo parem kui kogu Venemaa territooriumi osas. Et jah, see kergendab, et üks suund jääb natuke kergemaks, aga ikkagi ma arvan, et droonide laskmise jääb Krimm ikkagi veel ka tükiks ajaks alles, et neid lastakse ja toodetakse sellises koguses lihtsalt, et nii-öelda rünnakuid Odessale näiteks Krimmist ikkagi jääb ka tulevikus tulema. Nii et praegu ei ole meil põhjust rääkida mitte ühestki asjast, mis võiks Euroopas selle sõja kontekstis lähiajal muutuda, et meil ei ole nagu loota mingisugusele sõja lõpule lähemal ajal, mitte mingisugust võimalust ja Euroopa praegu elabki teadmises, et sõda kestab kogu aeg siin meil Euroopas. Ma arvan, et me peame küll lähtuma sellest teadmisest, et vähemalt järgmise kevadeni, et kindlasti üritavad veel terve selle talve lootus, et äkki Ukraina energiasüsteem kukub täielikult kokku, et äkki Ukrainas tekib sisemine rahulolematus võimuga, kes öeldakse, et anname alla põhimõtteliselt. See viimane on muidugi täiesti ebarealistlik, seda ei teki, need võivad jäädagi seda lootma. Või et Euroopa lõpetab toetamise ära. Ma arvan, et kindlasti enne järgmist kevadet. Ja kas ka siis, aga enne järgmist kevadet ma ei näe nagu tõesti mingit realistlikku šanssi, et võiks vaherahu sündida. Kui palju Euroopa rahaliselt pikas perspektiivis jõuab olla Ukraina selja taga?
No teate, see ei ole tegelikult põhiline probleem, et lõppude lõpuks need summad, mida Euroopa on andnud, on küll numbriliselt suured, aga vaadates Euroopa riikide majanduse koguprodukti, ei ole need drastiliselt suured või ikkagi võrreldes näiteks selle toetusega, mida pandi väga lühikese perioodi jooksul COVID-i ajal oma riikide majandusse, on need ikkagi suhteliselt väikesed numbrid. Et ma ei näe nagu seda probleemi, et Ukrainat ei suudetaks sõjaliselt ja majanduslikult toetada nii kaua kui vaja. Indrek Kannik, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Uuel nädalal on Postimehe saateid veel, aga vahepeal lugege ikka Postimehest ja selles samas tuttavas kohas postimees.ee.